tere, mina olen Karl ja selles videos vaatame vahemikuplokki. Vahemikuplokk on siis selline plokk, mis ütleb, kas arv on teatud vahemikus. Näiteks vaatame hetkel siin seda plokki, sisse on antud arv 50, test value ehk siis väärtus, mida testitakse. Siin on väiksem piir ja siin on ülemine piir. Ja siis hetkel siis plokk võrdleb, kas 50 on vahemikus 25 kuni 75. Ja ta annab meile teada, et kas nii on selle loogika juhtmega siin. Tal on ka teine režiim, kus ta siis võrdleb, kas väärtus on väljaspool piiri. Ehk siis antud juhul 50 ei ole 25 ja see kuni 75 väljas ja seepärast siit tuleks välja vale väärtus. Aga kui me näiteks kirjutaksime siia 90, 90 on väljaspool 25 kuni 75 ja siit tuleks välja tõene. Vaatame siis midagi, mida me sellega teha saaksime. Teeme siis lihtsa programmi, kus me ühendame vahemikuploki millegi muuga. Võtame välja kaugusanduri ploki ja võrdleme just nimelt kaugusanduri väärtust kahe teise väärtuse vastu. Võtame väärtusteks näiteks 90 ja 115. Ehk siis kui kaugusanduri väärtus on nende 25 sentimeetri peal, mis siia vahele jääb, siis saame siit välja tõese. Ja võime siis ka midagi sellega teha. Võtame siit loogikalüliti ja oletame, et kui lugu tõesti niimoodi on, siis annab robot meile sellest teada heliga. Ja muidugi paneme ka kõik ilusti korduse sisse. Teeme ühe programmi veel ning siin proovime kasutada range plokki, et teha arvamismängu. Idee on siis selles, et robot valib 2 juhuslikku numbrit. Võtame siit random plokki ning nendest juhuslikest plokkidest moodustub siis range ehk siis vahemik. Et see täitsa juhuslik ei oleks, siis mõtleme need arvud siin välja. Ja võtame siis arvud näiteks vahemikus 1 kuni 20. Nüüd ühendame need siia range plokiga. Aga me näeme, et siin tegelikult tekib väikene probleem, kuna see siin ütleb madalam ja see siin on kõrgem piir. Aga mis juhtub, kui see arv siin, mis on siis esimene madalam, tuleb kõrgem kui hoopis järgmine arv. See tähendaks, et see siin ei oleks enam loogiline, kuna madalam piir peab olema alati madalam. Ja selle jaoks me teeme siia väikese kontrolli. Me võtame loogikaploki ja mida me siis teeme, on see, et me võrdleme, kas kõrgem piir on siis suurem või võrdne madalama piiriga. Ja teeme nüüd sellise lülituse, et juhul kui ta on, siis tema lähebki kõrgemaks piiriks. Aga juhul kui see peaks vale olema, siis ta läheb madalamaks piiriks. Ja nüüd me teeme siis niimoodi, et võtame selle lüliti ning muudame ta vaatega väiksemaks. Ning me tahame teha sellise olukorra, et kui see siin on suurem arv, siis ta läheb siia. Aga kui ta väiksem arv, ta läheb siia. Kasutame selleks mälumuutujaid. Ehk siis
mul on siin ka vanad mälumuutud alles, aga lisan siia uued. See on siis min ja lisame teise, mis on siis max. See arv oli antud juhul suurem, niisiis tõmbame ja kirjutame ta siia. Ning teine arv oli väiksem, kirjutame ta miinimumiks. Nüüd, kui me võtame selle sama muutuja ploki siin, me oleme nüüd teises olukorras, kus arv, mis me arvasime, et võiks olla maksimum, oli hoopis väiksem kui teine arv. Ja nüüd me saame teha sellise triki, et me ühendame juhtmed risti, ehk siis siit tulev arv, mis tuleb siit juhtmega, ühendub hoopis maksimumiks ja arv, mis tuleb siit, ühendub hoopis miinimumiks. Ja nüüd me oleme teinud olukorra, kus kuigi kaks arvu on täiesti juhuslikud, siis ometigi neist väiksem läheb õigesti miinimumiks. Viimane asi, mis meil on vaja teha, ongi lihtsalt välja lugeda väärtus. Loeme miinimumi ja ta läheb siia. Loeme maksimumi ja tema läheb siia. Ja nüüd ongi meil vaja teha osa, kus mängija ehk siis meie saame sisestada mingisuguse arvu. Selleks on kõige lihtsam kasutada mootori rotatsiooniplokki, ehk siis me keerutame roboti rattaid ja sõltuvalt sellest sisestame numbri. Teeme siia loopi, mis kestab senikaua, kuni vajutame puuteandurit. Siis saame vabalt valida oma õige arvu. Jagan mootori kraadide arvu 100-ga. Niimoodi ei pea me väga täpselt mootori rattaid keerutama, et oma soovitud arvuni jõuda. Ning muidugi, kuna koma arvusid me ei taha, siis ümardame selle arvu ära. Ja selle arvu võime muidugi kirjutada muutujasse. Paneme talle nimeks arv. Ja siis täitsa siin lõpus saame välja võtta arvu. Ning tema ongi see kolmas arv, mida me siis võrdleme. Ja nüüd ongi tõe hetk. Me võrdleme, et kui tema oli siis range'is, siis me teeme midagi. Näiteks me võiksime öelda hello. Ja see esimene kordus siin muidugi peaks olema selle suure korduse sees. Ehk siis, kuidas see programm nüüd kulgeb ongi, me saame kasutajana sisestada arvu, robot võrdleb seda oma arvudega ja siis kas ütleb meile hello või siis ütleb isegi ta meile hoopis midagi muud. Ning et meie saaksime aru, mis arvu me sisestame, panen siia display ploki, kus teksti kujul näitamegi arvu. Siin meie programm siis on. Liigutan roboti vasakut ratast, et valida õige arv. Näiteks mina proovin arvu 15. Vajutan klahvi ja vaatan, kas on. Ei olnud. Proovin teist arvu. Proovin näiteks 9. Ja vot, 9 jäigi vahemikku. Nüüd saad lahendada roboti ülesande.